Tere taas! Üle mõistuse, kui kiiresti aeg on lennanud. Sellepärast, et teie ees on juba eelviimane tantsulahingu saade. Tänase saate märksõnadeks on rohelus ja kõige. Oma varasemate saadetega oleme teid viinud väikesele retkele kõigisse 3 Põlvamaa valda, kuid avastamisrõõm on siin nii palju rohkem, et see kõik ei mahugi isegi meie saadetesse ära. Täna, jalutades siin vaikses ja lumises Intsikurmus, võime vaid meenutustele tuginedes ette kujutada melu ja rahvarohkust, sest metsapargis, kus peetakse pillipidu, harmoonikat, populaarset Intsikurmu festivali, Põlvamaa laulu- ja tantsupidu, Kagu-Eesti tantsupidu ning muid meeleolukaid rahvaüritusi. Sellel värvitul ajal, nagu praegu meie ümber on elu rõõmsamaks värvimine justkui kohustuslik. Jaa, suvel räägime säravkollasest päikesest või helesinisest taevast. Armastust me kujutame ju ikka alati punasena, nagu ka sinu jopet. Aga mis värvi võiks olla või kujutada Põlvamaad? Ma arvan, et Põlvamaa peaks olema kindlasti roheline. Kõige rohelisem maakond, sest juba üle 10 aasta antakse välja Põlvamaa rohelisemat märki, mis väärtustab kohalikku toorainet ja ressurssi. Rohelist värvi annab Põlvamaale kindlasti ka kõige loodussõbralikum festival, ökofestival, mis ootab külastajaid igal aastal ühel kaunil augustikuu pühapäeval Karilatsi Vabaõhumuuseumi aladel ning kus saab soetada kõige paremat ökokaupa. See roheline pilguheit varasematesse aastatesse paneb unistama ajast, mil käia sai kõikjal ning kohtuda kõigiga. Ka trennis sai muretult käia ja tantsida. Et aga suvel kaunist Põlvamaa taastama tulla ning nautida siinseid omanäolisi rahvaüritusi, olgem täna hoitud ja püsigem terved. Kui roheline on Põlvamaa, näeme seda täna veel palju, aga praegu liigume palju tähtsamate asjade juurde. Just, eelmisel korral palusime teil lahti mõtestada sõna tehnika ning see tantsuliseks kompositsiooniks seada. Heidamegi nüüd pilgu viimase ülesande tantsuvideodele. Nagu nägime, on tantsulahingus osalejad kahtlemata kõige andekamad ning oma esitlustega on nad nii mõnegi südame kindlasti võitnud. Õhus on tunda pinget, sammuti on kuulda ka ajutäragistamist ning tundub, et tantsijad ka uinavad rütmis 1, 2, 3, 2, 2, 3. On ka põhjust, sest mängus on virtuaalse tantsulahingu peaauhind, milleks on 1000 eurot ning selle on välja pannud Põlva vald.
tähelepanelikud vaatajad aga kindlasti juba mõtlevad, et eelmises saates rääkisime veel ühest auhinnast. Just. Meid lahkelt vastu võtnud Alajuusa talu kostitab nüüd kosutavate kasemahlade ja õunapüreedega ka üht meie armsat vaatajat, kellele loosi on naerates. Õnnelik loosimängu võitja on Diana Loodus. Palju-palju õnne, kellele aga seekord loosi ei naeratanud, kuid tahaks siiski Põlvamaa maitsetest osa saada, tasub ühendust võtta Alajuusa taluga. Nii võistlus kui ka saade jätkuvad. Me oleme virtuaalse tantsulahinguga jõudnud 5. saateni ja 4. hindamiseni. Pinge aina kasvab ja panused muidugi iga saatega tõusevad. Nii oleme ka meie saanud jalad maast lahti ja tervitame teid siit Valgesoo rabast ja siinsest vaatetornist. Ja muideks on see kõige esimene metallist vaatetorn Lõuna-Eestis. Muidugi oleme me siia tulnud ikka selleks, et heita pilka keset talve rohelisele Põlvamaale ning püüda kinni teie antud hindepunktid. Wow, oota, mis see on? Paberlennuk. Oota, aga vaata, siin on midagi kirjas. Mulle tundub, et meieni on jõudnud esimesed 5 hindajat. Ehk siis selle paberlennuki järgi hakkab hindeid andma esimesena Aeroobik tantsukool, siis Danstream tantsustuudio, seejärel VK Jaanika tantsuline eliit, siis Tähtvere tantsukeskus ja 5. Võru tantsukeskus. Tere, mina olen Herta Aeroobik tantsukoolist ning meie punktid on seekord sellised. 8 punkti läheb Face tantsukoolile, 10 punkti läheb Chaté tantsukoolile ning 12 punkti läheb meie poolt S-stuudiole. Aitäh S-stuudio, et olete meile kõigile praeguses olukorras väga heaks eeskujuks ning näitate, kui võimsat videot saab teha ka kahekesi. Olge terved! Tere! Mina olen Liselle ja mina olen Karolina ja meie oleme tantsustuudios Danstream. Tantsulahingu 4. vooru punktid on meie poolt järgmised. 8 punkti läheb VK Jaanikale, 10 punkti saab meie poolt S-stuudio ja 12 punkti saab tants, mis jäi meile just silma tehnika poolest ja oma huvitavate efektide poolest. Meie poolt saavad 12 punkti Chaté tantsukool. Soovime kõigile 5. vooru häid ideid ja tantsulahingus näeme. Mina olen Maria Jaanika tantsudist eliidist ning mul on suur rõõm teha teatavaks meie poolt antavad 8, 10 ja 12 punkti. 8 punkti saavad meie käest Face tantsukool. Järgmised 10 punkti saab meie käest Võru tantsukeskus ning kõige magusamad 12 punkti me anname S-stuudiole. Palju õnne! Okay. Tere, kallid tantsulahingu osalised! Mina olen Marit Tähtvere tantsukeskusest ja annan meie punktid. Seekord sai meilt 8 punkti VK Jaanika tantsuline eliit. 10 punkti läheb samuti Tartusse Chaté tantsukool ja 12 punkti läheb Viljandisse ja meie poolt saab 12 punkti Face tantsukool. Aitäh, olge terved, tšau! Tere, armas tantsulahingu tantsija! Mina olen Anna-Liis Võru tantsukeskusest ja edastan teile meie punktid. 8 punkti saab Face tantsukool. 10 punkti saab Aeroobik tantsukool. Ja 12 punkti saab Võru tantsukeskuse poolt Saaresära tantsukool. Kohtumiseni viimases voorus. 5 tantsukooli on juba enda punktid andnud. Pilk hetkeseisule tabelis ütleb, et juhtpositsioonil on Chaté tantsukool. Talle järgneb S-stuudio ja Face tantsukool. Napilt esikolmikust on välja jäänud Saaresära tantsukool ning 5. kohal Aeroobik tantsukool. Kuid jätkame hindamisega, et välja selgitada seekordne vaheauhinna võitja. Mäletate, kuidas Laura oli vist teises saates minuni ujudes minu väga hinnalise märkmiku tõi? Tundub, et veeteid pidi on meile tulnud taaskord väga palju hinnalist informatsiooni. Ja tundub, et need on järgnevate tantsukoolide punktid. Täpsemalt hakkavad nüüd punkte andma Error tantsukool,
meie stuudiotantsukool, Face tantsukool, VAT stuudio ja tantsukool Chess Dance. Tere, ma olen Leedu tantsukooli treener ja tantsija Ingrid. Videoid hindasid meil Leedu tantsukooli treenerid ja videos osalejad. 8 punkti meie poolt saab Saare Sera tantsukool punumistehnika. 10 punkti meie poolt saab E-stuudio, iga ukse taga võib olla ajalugu. 12 punkti meie poolt saab ägeda idee tervikliku kontseptsiooni eest ja professionaalse teostuse eest. Face tantsukool Juhe Seina. Palju õnne kõigile! Bravo, Kate! Tšau! Kas sina oled juba näinud tantsulahingu 4. vooru tantsuvideoid? Ei ole jõudnud veel vaadata. Aga sa tead, mis selle teemaks üldse oli? Minu arust oli tehnika. Jaa, oli küll. Aga hakkame neid vaatama. See on nii lahe. Võiks anda 8 punkti Saare-Sära tantsukoolile. Jaa, anname meie 8 punkti Saare-Sära tantsukoolile. See on päris lahe. Võiksime anda 10 punkti Chate tantsukoolile. Jaa, meie anname 10 punkti Chate tantsukoolile. Aga minu arust see tants on kõige ägedam. Anname 12 punkti S-stuudiole. Jaa, mina olen nõus. Hei, mina olen Diana Face tantsukoolist ning mina edastan meie punktid. Meie jaoks oli väga väljakutsete rohke nokitseda videokalal välitingimustes, kuid see oli siiski väga äge uus kogemus meie kõigi jaoks. Seekord osalesid punktide jaotamisel meie videos olnud tantsijad ja õpetajad ning punktid jagunesid nii, et 8 punkti sai S-stuudio, tantsuga iga ukse taga võib olla ajalugu. 10 punkti sai Error tantsukool, tantsuga süsteem seespoolt ja 12 punkti sai Saare-Sära tantsukool, tantsuga punumistehnika. Edu kõikidele tantsijatele viimases voorus ning pind päkka! Tere, mina olen Maarja ja edastan VAT stuudio sellenädalased punktid. Meie poolt tantsid seekord punkte professionaalsed lumetantsijad koos oma juhendaja toega ja meie punktid jagunesid niimoodi. 8 punkti VAT stuudiolt läheb põneva kunstilise lahenduse eest Chate tantsukoolile. 10 punkti sai huvitava teema avamise eest VK Jaanika tantsuline eliit ja meie 12 punkti silmapaistvalt mitmekülgse tantsu ja video ning eriti laheda mõtte eest saab S-stuudio. Palju õnne soovin veel VAT stuudio poolt kõigile energiat ja jaksu, et viimases voorus tuleksid eriti lahedad tantsud ja eriti lahedad videod. Ja kindlasti hoiame ennast tervena, hoiame ennast safe'ina, tantsime vastutustundlikult ja liigume üheskoos nii tantsulahingu kui koroona võiduka lõpuni. Tere, mina olen Marianne tantsukoolist Chess Dance. Meie selle nädala punktid said sellised. 8 punkti läheb Saare-Särale, 10 punkti S-stuudio ja 12 punkti Dance Streamile. Tantsukool Chess Dance soovib teile kõigile edu viimases voorus. Pärast 10 tantsukooli hindamisi on seis punktitabelis veidi muutunud. Teisel kohal olnud S-stuudio tõusis vahepeal esimesele. Neile järgneb Chate tantsukool. Top 5 on lisandunud Tähtvere tantsukeskus. Selge on aga see, et võitja selgub seekord tihedas konkurentsis ja selge pole siin veel midagi. Lotta, kuhu sa jooksed? Meil on ju veel 5 tantsukooli punktid andmata. Olukord hakkab ilmselgelt minema liiga pingeliseks. Mina mõtlesin, et teeme sedasi, et 1000 jagada 15-ga on ju kenake 66,7 eurot tantsukooli kohta. Et teeme nii, et kõik on võitjad. Vaadates klassi peale, siis me võime minna küll, aga enne peame küll trahvikviitungi tasuma. See ei ole ju trahvikviitung. Näita siia. Mingi ime läbi on ikkagi jõudnud meieni ka viimase 5 tantsukooli punktid. Lottal on õigus ja järgmiseid punkte annavad Chate tantsukool, minu tantsukool, Tallinna Kanoti ja huvikool VAT Kriu, S-stuudio ja Saare-Sära tantsukool. Hei, ma olen Sainu Chate tantsukoolist ja see nädal annan mina meie punktid. Me andsime punkte koos terve tantsukooliga. 8 punkti läks meie poolt Võimlemisklubi Jaanika tantsulisele eliidile, 10 punkti Saare-Sära tantsukoolile ja 12 punkti sai megaägeda ja ülihea rollitunnetuse eest Face tantsukool.
ja ma soovin, et teil kõigil oleks mõnus ja hea olla ja te leiaksite iga päev natuke aega, et tantsida. Hei, minu tantsukoolist Elina siinpool. Edastan siis meie kõige kõrgemad hinded. 8 punkti saab seekord VK Jaanika tantsuline eliit. 10 punkti andsime Tähtvere tantsukeskusele ja meie 12 punkti läheb seekord Face tantsukoolile. Hei, siin on Lotta stuudiost ja siin on tänased punktid. 8 punkti saab Chate tantsukool. 10 punkti anname Tähtvere tantsukeskusele. 12 punkti saab video, kust õhkas põhjamaist kargust ja mis tõi teisele poole ekraani külmavärinad. 12 punkti saab Saare Sära tantsukool. Aitäh teile ja edu kõigile viimases voorus. Tere, mina olen Marju Saare Sära tantsukoolist. 4. vooru ülesandele jagasid punkte tantsukooli tantsijad, treenerid ning lapsevanemad. Sel korral jagunesid meil punktid nii. 8 punkti saab Mairobik tantsukool. 10 punkti läheb väga ägeda tehnika loomise eest Watt stuudiole ning 12 punkti läheb S-stuudiole. Püsige terved, tšau! Tantsukoolide punktid on juba antud ning võib välja kuulutada, kes tantsukoolide arvates oli tehnikaülesande lahendamisega kõige parem. See aga ei tähenda veel sellekordset lahinguvõitu, sest kuulmata on žürii punktid. Vahepeal karmistunud piirangute tingimustes läheme nüüd aga kohta, kus ruumi suurus lubab kenasti distantsi hoida ning kuhu žüriigi oma suure hunniku punktidega ära mahub. Mis koht see võiks küll olla? Vaatame nüüd. Kui palutakse nimetada kõige paremat, armsamat või kallimat kohta, nimetatakse tihtipeale just kodu. Kodu on paljudele see koht, kus veedetakse pikki õhtuid ja paljud, kes te praegu saadet ka vaatate, teete seda arvatavasti just kodus. Meie oleme tulnud aga täna siia Mesikäpa halli, mis arvatavasti ei ole kellegi koduks, kuid mida paljud Põlva sportlased kindlasti koduks peavad ja siin pikki õhtutunde veedavad. Täpsemalt öeldes isegi kõige paremad sportlased, sest just nende seinte vahel treenivad Eesti meistrid käsipallis ehk servitimängijad. Muidugi on siia oodatud ka kõigi teiste spordialade harrastajad. Muide, uskuda või mitte, aga see plats siin ei võõrasta ainult pallimänge ja muid saalisporte, vaid ka tantsijaid. Just selles saalis on aastaid peetud tantsutüdrukute festivali ning minu teada saadavad igat kodumängu serviti tantsutüdrukud. Eks me kõik ole vaadanud kunagi suu lahti tantsutüdrukute võimsaid trikke, mis kindlasti vajavad sama palju tehnikat kui meie 4. vooru ülesanne. Millisest tehnikast peab aga enim lugu meie põhikohtunik ja selle nädala sünnipäevalaps Tiina Kaev, saame teada nüüd. Tere jälle! 2 nädalat on läinud nagu lennates. Eelviimased tööd on meieni jõudnud. Te olete selles keerulises ajas väga hästi hakkama saanud. Suur aitäh nende toredate lahenduste eest. Enne kui ma hakkan ütlema oma hindeid, siis jäi mulle natukene silma üks väike, kuid mitte vähetähtis asi. Olge palun head ja kui me loeme võistluse reegleid, siis on seal selgelt öeldud, et ühe võistlustöö pikkus on 2–3 minutit.
kahjuks kõik ei sellest päris kinni ei pea, nii et palun jälgige võistlustööde pikkust natukene paremini. Ja siit tulevad minu hinded. Seekord jagunesid sedasi. 1 punkt. Châté tantsukool tantsule Glitch. 2 punkti. Tallinna Kanutiaia huvikool. Tehnika teekond. 3 punkti. Minu tantsukool. Tavaline tööpäev. 4 punkti. Error tantsukool. Süsteem seestpoolt. 5 punkti. Saare sära. Punumistehnika. 6 punkti. Tantsukool Zestants. You and me. 7 punkti. Tähtvere tantsukeskus. Helisev müra. Jäänud on veel 3 kõige magusamat. 8 punkti läheb minu poolt VK Jaanika tantsuline eliit. 10 punkti. Vatt stuudio. Maailma esimene lumetantsutund. Ja 12 punkti läheb minu poolt seekord Face tantsustuudiole. Juhe Seina. Soovin teile väga-väga palju loovust ja erinevaid võimalusi viimase töö tegemisel. Kindlasti ei saa see olla kerge tänases ajas ja siinkohas tahan veel kord teile südamele panna, armsad tantsusõbrad. Palun järgige kehtivaid ohutusnõudeid, mis meil on kehtestatud, et seda haiguse levikut natukenegi piirata. Kahjuks nägime ka seekord, et kõik sellest ei ole kinni pidanud. Jõudu teile ja leidke need võimalused seda teha võimalikult turvaliselt. Jään huviga ootama. Uue kohtumiseni. Tšau, tšau! Aitäh, Tiina! Aga kas te mäletate, kui head tantsutehniline taust on meie teisel põhikohtunikul Ingrid Tesminil? Kui ei, siis minge vaadake uuesti meie Facebooki lehel olevaid kohtunike tutvustusi. Kui jah, siis olete kindlasti veendunud, et just tema on õige inimene tantsutehnikat hindama. Ja ta hakkab seda tegema nüüd ja praegu. 4. voor on nüüd läbi saanud ja aitäh teile teie jälle väga-väga vingete tantsude eest. Mul oli väga huvitav vaadata ja järjekordselt väga raske hinnata. Aga minu punktid teile on siis sellised. Minu tantsukool, tavaline tööpäev, saab minu käest 1 punkti. 2 punkti. Tallinna Kanutiaia huvikool, tehnika teekond. 3 punkti. S-stuudio. Iga ukse taga võib olla ajalugu. 4 punkti. Châté tantsukool, tantsuga Glitch. 5 punkti. Võru tantsukeskus, tehnika meie. 6 punkti. Tähtvere tantsukeskus, helisev müra. Minu 7 punkti saab Saare sära tantsukool ja punumistehnika. 8 punkti. VK Jaanika tantsuline eliit, tehnika pime. 10 punkti. Vatt stuudio, maailma esimene lumetantsutund. Ja minu 12 punkti saab sel korral Face tantsukool ja Juhe Seina. Need olid siis minu punktid. Järgmiseks korraks 2 väikest meeldetuletust. Kõigepealt vaatame üle, et meie tantsud mahuksid sinna 3 minuti sisse. Ja teine selline väike üleskutse teile, et jälle on uued piirangud tulnud meil riigis ja näitame eeskuju ja hoiame nendest piirangutest kinni, et ainult meie saame üheskoos sellest pandeemiast niimoodi võitu. Aga jõudu, jaksu ja jätkuvat säramist teile. Kohtume järgmisel korral. Tšau!
suur aitäh sulle, Ingrid! Nagu ka varasemad külaliskohtunikud, kes meie saates on olnud, ei vaja ka seekordne hindaja pikemat tutvustust. Teie ees on, tegelikult küll teda ise ära tunnete. Head tantsijad! Kõigepealt ma soovin öelda suur aitäh selle emotsiooni ja põnevuse eest, mida te läbi nende tantsuvideote mulle pakkusite. Ja tõesti, väga põnev oli vaadata seda leidlikkust ja loovust, kuidas tehnika ja tants kokku sulandati. Ja siit tulevad minu punktid. 1 punkti saab tantsustuudio Dance Dream 5. positsioonist väljudes. 2 punkti läheb Error tantsukoolile Süsteem seestpoolt. 3 punkti Minu tantsukool Tavaline tööpäev. 4 punkti saab Meie stuudio Teeme elu lihtsaks. 5 punkti Saare Sära tantsukool Punumistehnika. 6 punkti läheb Tallinna Kanutiaia huvikoolile Tehnika teekond. 7 punkti Tähtvere tantsukool Helisev müra. 8 punkti läheb Chaté tantsukoolile. 10 punkti saab võimlemisklubi Jaanika tantsuline eliit Tehnika pime. Ja 12 punkti läheb Face tantsukoolile Juhe seina. Ja tegelikult olid ju kõigest need vaid punktid. Peamine on see, et tantsuarmastus jääks teile kogu eluks. Soovin viimaseks vooruks kõikidele edu. Suur aitäh kõigile meie tänastele hindajatele. Nagu me aga teame, ei ole auhinnaks mitte 66 €, vaid tervenisti 1000. Seega on tabel seisu määramisel väga vajalik abimees, kelle kuvame nüüd ekraanile. Saade hakkab vaikselt lõppema ning seega ei pea ka meie enam vastu saama kiusatusele kuulutada välja 4. vooru võitja. Ilma pikema jututa kuulutame välja, et 4. vooru on võitnud Face tantsukool. Palju õnne tänase vaheauhinna võitjale. Aga mis on auhinnaks tänasele võitjale? Kas sa siis ei mäleta? Mõtle nüüd, mis meil eelmisel korral juhtus. Sa ise ei saanud veel pärast sõnagi suust välja. Ma ei saa aru, mis see probleem on. Siis jälle käiku sisse või? No. Pidage auto kinni. Tulge palun autost välja. Okei. Mõtlesin, me poleks pidanud see autosse tulema. Siia Eesti Maanteemuuseumi liikluskasvatuskeskusesse olete te sattunud põhjusega, sest uue tantsulahingu vaheauhinnad on välja pannud Kanepi vald ja Eesti Maanteemuuseum. Mida need kingikotid sisaldavad, saab teada tantsukool, kes järgmise vooru eest kõige enam punkte kogub. Päris hea. Aitäh! Palun! Sellised lood siis 2 nädala tagusest ajast. Nagu nägime, kuulub meie seekordsele võitjale Face tantsukoolile kinkekaart Maanteemuuseumi külastamiseks ning kingikott Kanepi vallalt. Ja veel kord palju õnne! Oled sa kuulnud, et siinsamas Tillu kohvikus on just kõige paremad kaneelisaiakesed? Tegelikult olen küll ja vastupidiselt kusjuures nende nimele Tillu ei ole nende kaneelisaiakesed sugugi mitte pisikesed, vaid need on ikkagi hiigelsuured. Aga kas tänaseks ongi kõik? Ei, vara veel. Me oleme Põlvamaa kiitmisega nii hoogu läinud, et me oleksime peaaegu uue ülesande ära unustanud. Tõsi, see on õigus. Aga kas sa oled täna lugenud, kui palju või kui mitu korda me oleme öelnud sõna kõige? Kõige. Tead, ma vist jään vastuse võlgu, aga tantsulahingu osalejad on kahtlemata kõige tiitlit väärt. Ja pealegi, kes sind ikka kiidab, kui mitte sina ise? Nii on ka teil, head võistlejad, võimalus end nüüd kiita ja näidata ennast kõige paremast küljest, sest algab viimase ülesande lahendamine. Uue ülesande teemaks ongi kõige parem ... Mis on teie tantsukoolil kõige parem
või milles on teie tantsukool kõige parem? nagu ikka, on klipi pikkuseks 2 kuni 3 minutit. osalejatel endal jääb mõelda tantsule pealkiri, mis algab sõnadega kõige parem, kuid lause lõpp tuleb endal välja mõelda. Valminud tööd tuleb muidugi ka üles laadida ning seda tuleb teha hiljemalt 18. märtsi hilisõhtuks. Ning kõige viimane ja kõige tähtsam virtuaalse tantsulahingu ülekanne läheb eetrisse juba 21. märtsil. Meie Lauraga jääme siia kohvikusse enda kohvi nautima. Teil aga soovitame juba aegsasti tegutsema hakata, sest punkte tantsukoolidelt ootame me juba 19. märtsi südaööks, mis tähendab tavapärase laupäevase tähtaja asemel reedet. Järgmisel korral kohtume me aga selleks, et näha, kes on virtuaalse tantsulahingu 2021 võitja. Aitäh, et olid täna meiega. Kohtume juba 2 nädala pärast, ikka kell 6.